sa tead, kes see mees on ja sa leiad selle mehe üles, siis tõmba kõne peale. Hallo, coach kuuleb. Jah, ma olen teel. Sina oled muutuja ja mina olen muutja. Sina muutud, kui sina soovid muutuda. Sina muutud paremaks inimeseks. Sina muutud tugevamaks inimeseks. Sinust saab üliinimene. Nietzsche, siit püksi. Siit tuleb Maiduk, life coach. Tere kena pühapäeva kõigile. Kell ei ole 19.00, kell on 19 läbi. Sellest ei ole midagi hullu, ma arvan. Maailma asjad on nüüd sellised, et kevad on alanud. Kõik, kellele meeldib kevad, tõstke käsi. Mulle kevad meeldib. Ja väga hea on, kui on soe ja kui pole hästi pime. Et üleüldse pimedusest valguse poole liikuda, jõuda, tuleb valgus endale ligi lasta, kas pole mitte niimoodi? Valgus tuleb ligi lasta, aga valguse ja pimeduse vahel on väga palju seinu. Seinu, mida tuleb murda, mida tuleb mõõdistada esiteks. Seinad tuleb üles leida, seintest tuleb läbi minna. Ja õigete vahenditega on kõik võimalik. See on väga huvitav arusaam. Ja mis vahenditest me siis täpsemalt räägime? Rahalistest vahenditest? Rahalised vahendid. No valguse poole minekuks jääb rahast ikkagi vajaka. Natuke teisi vahendeid on vaja, et valguse poole püüelda. Mingid mantrad, meditatsioonitehnikad? Jah, neist on abi, aga nagu kõigi igasuguste takistustega siis on vaja kombineeritud tegevusi ja lahendusi, et mantraga valguse poole minemiseks jääb mantrast väheks, sa saad lähedale, sa ei saa valguse juurde. Ahaa, aga mis me siis salatseme siin, et räägime rahvale ära, millega valgluse juurde saab või räägime enne maailma asjadest natuke? Võib-olla räägid, kes ma olen, miks ma siin olen täna. Ma mõtlesin, ma ennem räägin hoopis sellest, kuidas Mart Helme ütles nõmedusi ja Varro Vooglaid kirjutas, et järjekordne meediapeks Mart Helme kallal. Ja ma ei tea, rahvas, mis te sellest arvate? Mis sina sellest arvad? Ma arvan, et kõigil on ju oma vaba sõna, eks ole. Mõndadel on rohkem, mõndadel on vähem. Aga selline meediapeks, seal on kõigel on ikkagi, kuidas sa peksu teed? Kätega, jalgadega, tead. Mul jääb segaseks see meediapeks, et igasuguse meedia peale saab peksta, jah, aga kuidas meedia ka peksta? See on selline ülekantud tähendus, et sa ütled inimeste kohta halvasti. Minu arust üldse meediapeks on Mart Juure välja mõeldud sõna humoorikas vormis. Aga meediapeks, mulle tundub, meediapeks on, kui mind tuleks meedia peksma nüüd, nii. Siis ta ei saaks läbi minu kaitsetest. Sa paned pasunasse vastu talle või mis sa teed siis? Minu pasunasse vastu andmine on tegelikult süsteem, mille ma olen üles ehitanud. Jah, valgustuse tasanditel. Mul on hoopis, see on nagu mantra, aga see on mantrast ise jääb puudu, ma olen siia pannud veel tehnikaid juurde. Keegi hakkab meedias siin mind peksma, siis ta saab ise kohe peksa vastu. Mitte nüüd füüsiliselt, mitte isegi minu poolde peksu,
ta saab peksa hoopis kõrgemate jõudude poolt. Tal läheb elus halvasti. Seda ei ole vaja, seda ei ole kindlasti, ei ole vaja niisugust asja. Iga inimene, kes oskab mõõta energia välju, see saab aru, et kui ta mind hakkab mõõtma, siis kohene efekt. Noh, okei, mis siin salata, ma olen pendlisiim. Ma räägin pendlitest. Pendli nõukogus olen aseesimees. Praegu esindan siin ikkagi ka korporatsiooni. Ja esimees on kes? Esimehest nimesid välja ei too, ta on ka meedias esinenud, on üks pendli. Üks pendli vend ühesõnaga. Pendli vend. No ja ma mõtlesin, ma hoian seda natukene siin saladuses, et ma ei hakka kohe... Lihtsalt keeruliseks läheb rääkida, muidu võib-olla inimene ei saa aru, mis seinast ma räägin siin. See, ma saan aru, see ei ole ikkagi tavaline füüsiline sein, see on siis ülekantud tähenduses sein või? See on, jah, on. See on, noh, kui meedia hakkab peksu minu puhul siin tarvitama, siis ma soovitaks enne pendel panna minu peale ja vaadata, mis pendel ütleb. Pendel ütleb ära siin küll peksa tee. Siit saab peksa vastu. Jah, no nii on lihtsalt ja kõik, et ma ei tea, keegi Tukke Nukem 3Ds mäletab, seal olid siuksed seinad olid, millele läksid vastu, siis läks elusid maha, et kas on midagi sarnast. Jah. Umbes nagu põrand on laava. Ega siuksed arvutimängud, neisse tuleb väga tõsiselt suhtuda, need ikkagi on, noh, aines on võetud päris maailmast. Seda küll. Mitte kõik, näiteks Age of Empires on ka strateegiamäng. Noh, ja räägib impeeriumite ajastust. Siin teisel pool järve on ka üks mees, kes arvab, et me oleme ikka veel impeeriumite ajastus. Kahjuks ta väga rängalt eksib. Võib-olla peaksid temale pendliga vaatama, mis see mees, mis asja ta ajab, noh. Võib-olla tuleks tõesti teha, mulle tundub, et väga vähe inimesi on praegu selle segasel ajal pannud pendlit sinna poole järve. No ma ei panekski, see rikub pendli ära, ma arvan, see kärssab ära see pendel lihtsalt. Ära alahinda pendlit. Okei. No vabandust. Pendliga võib seal järve taga hakata asju muutma. Räägime siis, mis pendlit, mis pendliga teha saab siis? Pendliga saab mõõdistada meie maailma kosmilist tasandit, saab mõõdistada energia välju, saab uurida tulevikku, saab uurida minevikku, pendliga saab vaadata enda sisse, pendliga saab vaadata teiste sisse, pendliga saab transcendentsiaalset maailma uurida. Transcendentsiaalset maailma. Just. Selge. Ja vaatame siis, mis sul on kaasas ka mõni pendel või? Kõvasti on pendlit täna kaasas. Aga näitame siis Eesti rahvale oma ausaid silmi. Selge, ma võtan prillid ära, ma ei näe muidu. Miks mul pendlid silme ees on? Pendlid, prillid. Sellepärast, et teisel pool videoekraani võib olla mõni inimene, kes praegu pendlit kasutab. Kuna ma olen pendli mees, siis väga tihti on pendli naisi, kes tahavad teada, mis on minu pendli taga. Ahaa, aga sina oled ka abielumees, nagu me teame. Seega tuleb eemale peletada niisugused. Tuleb, üks tehnika pendliga. Ma mõtlen, minu põhiline pendel, sõrmuse pendel. Selline pendel. Peal on sarvik. Selline tugev sümbol. Väga tugev pendel. Ma veel kordan üle, et ärge kodus niisama hakake mängima pendliga, kui te ei oska, kui te ei tea, mida te teete. Siuke lihtne pendel, tundub võib-olla midagi liiga keerulist ei olegi, aga vaata, mis võbeleb juba. Nagu mingit vibratsiooni nagu annab. No, vaata siin on maa magnetväli. See kohmetub selle ees. No mul on, selles mõttes ma tunnen, mul on endal... Vaata, viskab sinu poole praegu. Jaa, mul pohmell meenub ja pea valutab. Kuidagi võimendab seda peavalu. Ja ma ütlesin sulle, see on väga tugev pendel. Sul on täna pea haige. Mul on täna pea haige. Tunned,
läheb hullemaks. Sitaks aia, mida? Kurat, paneme selle pendli ära. Mul lõi, turja lõi mingi pinge. Natukene mingit kergemat pendlit vaja võib-olla. Vot, pärast võib-olla räägime ka. Igal inimesel võiks oma pendel olla. Lihtne selline vahend, millega saab kaitsta, uurida, teada saada asju. Vot selline pendel, täna ehitsin. Siuke lihtne pendel. Mulle tundub, et täna võiks sul sellest abi olla. Sellisest pendel. Nagu peaparanduspendel või? Just. Ma No proovi. Pane sõrme ümber ja hakka keerutama. Ma mõtlesin, ma võtan lonksu, aga Ei, enne me pendeldame. Enne me mõõdistame meie maailma energia välja. Siis me hakkame tööle. Vaata, viskab kuidagi idakaarde rohkem. Huvitav, jah. praegu ja viskab idakaarde, mul on tunne, Seal on aktiviseerunud mingisugused jõud. kuidagi hakkab ära minema nagu see peavalu. Kuidagi nagu Päris hästi, jah. nagu sikutakse endasse kuidagi või ja raskeks läheb. Ja see hakkabki raske. See, mõni inimene räägib, isegi meedias, jah, tegelikult meediapeksu olen tundnud, siin on räägitud, et mis kuradi soola puhumine, mis lollus see on, siuke pendliga mängimine, ne? Ei ole, see nõuab ikkagi tugevat psüühikat, et siukse pendliga mängida. No see muidugi jah, nüüd siuke kergem pendel, selle ma täna ehitasin just. Pendlit saab ehitada pendlipaberiga inimene. Mul on see paber tehtud, käisin Tšehhis tegemas seda pendlipaberit ja vot, väga hästi töötab. Kus sa selle paberi said siis? Käisin koolitusel meil läbi organisatsiooni on igasugused siuksed enesetäiendamisprojektid, kus aidatakse kõik pendli peale, kes hädas on. See on see. Mul on veel pendleid kaasas, aga ma praegu võib-olla ei võtaks neid, need natuke võimsamad jälle. Ma ootame, kuni see pendel nüüd oma töö. Jaa, las ta lahtub natukene selles mõttes. Kas see on... No võib-olla võtagi siit natukene. Kas me räägime holistilise teraapia... Räägime küll, jah. Holistilise teraapia instituudist. Just. Selles Tšehhis on oma osa. Näita mulle seda kaamerat siit. No... Vaadake nüüd ma võtan klõmaka väestatud Larsen konjakov soppi. Kibe jook. Võt, ja et see ei tunduks nagu lihtsalt joome siin, see ei ole mingisugune niisama konjaki joome. Praegusel ajal, kus on, kohe kui võtsin tugeva pendli välja, hakkas mehel pea valutama. Nüüd me teeme selle korda, et ma saaksin uuesti võtta võimsama pendli välja. Ega siis midagi. Endal ka natukene. Meil on siin endalgi. Meil on organisatsiooni siseselt väga palju toredaid üritusi ja kas nad ka raha maksavad? No nagu ma ütlesin, meie püüdleme valguse poole, seal ei ole rahaga väga palju teha. No jah, mis sa arvad, kas kuulame mõne mantra äkki? Kuulame. Äkki aitab.
Momani pemeu. Padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Lama tashidele lama tashidele lama tashidele lama tashidele Momani pemeu Padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Lama tashidele lama tashidele lama tashidele lama tashidele Momani pemeu Padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Lama tashidele lama tashidele lama tashidele lama tashidele Momani pemeu tere tulemast tagasi. Loodan, et mantra, mida teile lasime, oli ülev. Me oleme teid tegelikult ette valmistanud natuke aega siin. Et enne kui ma pendlit panin siin ja maitseda natukene lihtsamat pendlit, peaparanduspendlit kasutas, siis tegelikult mina ikkagi pendeldasin enda võimsa pendliga edasi. Ja mis? Ja räägi. Mina ikkagi pendeldasin võimsa pendliga edasi, et ka läbi teie ekraanide teid natukene valmistada. Ja nüüd see mantra oli väga tugev, nagu ma enne mainisin, siis valguse poole saame me erinevaid kanaleid pidi, aga kõiki korraga kasutades. Ja nii lihtne tegelikult ongi. Et võib-olla nüüd olekski mõistlik võtta välja siuke tugevama energiaga pendel. Mitte küll nii tugev nagu see eelmine pendel, aga kindlasti tugevam pendel, kui oli peaparandav pendel. Selline ta siis on. See on kohutavalt suure energiaga objekt. Kunagi ammu ma leidsin ta, vaata. Vaata raisk, kus keerleb. Nii, ja tõmbame ta käima, on ju. Ossa raisk. Vaata, kus see annab praegu. Edelas. Ossa. Kas sa tead, eile oli täiskuu? Jaa, ma ei saanud üldse magada. Mul on pendlit täitsa nässus raisk, vaata, kus teeb. No. Vaadake. Ärge kodus tehke. See on võimas. Siuksed asjad ei ole mänguasjad, paneme selle ära. Oota,
aga ka proovime nende pendlite jõudu siis. Esmalt esimese asjana, see on siis kamara krõps väga-väga tugeva energiaväärtusega samamoodi. ja vaatame, kuidas pendel käitub kamara krõpsuga. Üks moment, vaadake, see pendel on nii võimas, et ta rebis ennast just ripatsist lahti. Seda tuleb ette sellise tugeva pendliga. Et teinekord, kui tulete pendlisessioonile, siis võib juhtuda asju. Tegijal juhtub, nagu öeldakse, pendlimaailmas juhtub alati. Kurat, selle pendliga ongi persses. Võtame võimsa pendli välja. Nii. Ja paneme kamara peale. Nii. Kas võib olla ballsnackiga tegu? Ei ole ballsnack, selle firma nimi on Oksnack. Oksnack, ja. Hästi sarnane, võib-olla on sead samast kolhoosist. Mul viskab küll sükest. Virumaa poole viskab natuke. Kuule, see on kindlasti, see on... Kas sa oled kindel, et see ei ole ballsnack? Kurat, ma ei tea, raisk. Mul ütleb, et on ballsnack. See siga oli 3-aastane, kui ta maha löödi, ja see on kõik üks siga siin. Ja tead, mul on veganid rääkinud, et liha on nii stressirohke ja loomad on stressis. Võt mul pendele praegu ütleb ilusti, see ei ole mingi stressis siga, ta on väga heal järjel olnud. Paks siga, kui siga on paks, siis tähendab sööb. Stress tekib siis, kui siga on nälgas. See oli täiesti stressivaba snäkk, kamara krõps. 2-3 aastat vana siga, Virumaa siga. Hämmastav. Sellised need istad on, ei tundu nagu liiga võimas asi, aga milliseid võimeid, millist jõudu siukese asja sees võib olla. Teine asi, kui nüüd vaataja kindlasti mõtleb, mida sa nüüd pendeldad. Sind pendeldan praegu. Sina minu silmi ei näe, pendel sinu silmi näeb, vaatab läbi sealt, hinge vaatab. Ja ongi, paar vaatajat on juba tegelikult hüpnoosis. Keegi oli küsinud meil chatis, et sa kirjutasid selle küsimuse, ma juba kuulsin seda küsimust. See on nagu antenn. Ma kuulsin seda küsimust, kas pendliga võib halba teha? Jah, võib küll, ma olen teist pooled vaatajad juba hüpnoosi pannud. Teine pool on tugevamad natukene. Nõrgemad vaatajad on juba hüpnoosis. Te jälgite, mida ma teen. Ja võtsin maha teilt. Hästi. Proovime erinevate objektidega. Et chatis rahvas võib kirjutada, mis autoga te sõidate. Ja siis ma saan teada, kas on mõistlik auto või ei ole. Mina näiteks plaanin osta endale Sasa Sangyongi. Sasa Sangyong Rextonit tahan ma endale. Ja sest maastur, eks ole, mulle maasturid nagu istuvad. Suurem mees. Ja mulle nagu maasturid istuvad, aga iseenesest ma ei ole kindel, kas Sasa Sangyong on see, et ma tahan teada, kas hinnakvaliteedi suhe on paigas. Vaatame üle selle asja siin. Nii. Maastur on laual. Vaatame. Kuule, üks moment, ma ei tukk. Mul on mure. Me hakkame siin väga tugevat väestamist kogema. Kas sa saaksid palun selle paberi peale ühe pentagrammi joonistada? Ma võin ka selgitada, miks me seda teeme. Me tekitame pentagrammi selleks, et panna kinni energiaväli. Ma hakkan kanaldama. Kui ma hakkaksin niisama kanaldama, siis vaadake. Kuidas see pentagrammi joonistatakse? Täht. Tee lihtsalt täht, nagu lasteaias. Ja. Kas ma erinevad punktid, nurgad tähistan ära? Tähista ära. Nii. Nüüd ülemisse kirjuta A-täht. Ülemisse tippu.
Nii. Nüüd järgmisesse pane N. Nii, vaatame, mis mu täht ütleb. Proovi, Mait, proovi. Nii, proovi. mina ise proovin pendlit või? Proovi, mis tuleb järgmiseks täheks. ma tunnen 2 tähte tunnen korraga. Nii, mis tähed need on? A-täht on üks ja teine on L-täht. ma panen kirja. Pane kirja. Huvitav, vaata, see ongi. Me praegu avame koodi, mis on hoopis teistsugusel tasandil. See on energeetiline tasand. Nii. Aga mul rohkem ei tulegi. Mul ei tulegi rohkem. aga ikkagi küsimus Sassasang Yongi kohta, et Nii, võtame esimese tähe, mis me välja siit tõmbasime. Me tõmbame siit praegu, selgitan veel kord, see on nii keeruline asi, me tõmbame praegu maatriksist välja koodi. Need on energiavoolud, milles maailm toimib. Ja nagu me praegu välja loeme, anaal. Sang-Yongi võib osta küll, korralik masin. Hoolduskulud ei ole nii kõrged, nagu on näiteks nii. BMW ja V tuli nüüd. Nii, pane kirja BMW. Mis see tähendada võib? Bayer Motor Vehicle. Jaa, BMW on automark, nii. Ehk siis, mis ma hakkasin rääkima? Hoolduskulud on väiksemad kui BMW-l. Kas peab paika? no võib-olla mõni autoekspert oskab öelda, mina ei tea. Peab paika, pendel ei valeta. ahah. Kuule, mul hakkab viskama teisele poole nüüd pendel. Vaata. Enne käis vastupäeva. Nii, mis ta nüüd teeb? Päripäeva, jah? Kuule, me peame selle asja siin praegu kinni panema. See on liiga tugev pendel. Mul hakkas endal ka pea valutama praegu. no puhkame natuke siis. Võtame natuke teise pendli välja võib-olla üldse. Nii. selle pendli või? Ei, see on pendli alus. Vaata, kui me niukse pendliga nüüd hakkame toimetama. Sellise pendliga. See on nagu raske kahurvägi, eks ole. Sellise pendliga me hakkame nüüd muutuma. Ja nagu näha on, siis tegemist on maapendliga. Mait, palun, võta sina see pendel oma. See on väga energeetiline pendel. Vaata, kas sa tunned praegu, vaata, see ongi naljakas asi pendliga, ta ei ole mitte kunagi paigal. No proovi, raske on, on ju. ja ega ma pikalt ei jaksa hoida seda niimoodi. Nii ongi. Nii. Mis me läbi teeme nüüd on väikene rituaal. Me hakkame nüüd mõõtma väärtusi. Ja need ei ole need väärtused, mida koolis õpetatakse, need on päris väärtused. Miks ma küünla praegu põlema panin? Mis sa arvad? ma ei oska öelda, ma ei tea, kas seda küünalt näha ka on, aga ma näitan teile, vaadake, põleb. Mis sa arvad, miks ma panin küünla põlema? no ei oska öelda, noh. Me teeme nüüd väga lihtsalt. Me tekitame küünaldega pentagrammi. Ehk siis ma annan sulle küünla ja sina pane nad samamoodi, nagu me enne joonistasime, pane nurkadesse. joonise peale või? Mitte joonise peale, ära jumala eest joonise peale pane. Sa kutsud kurja niimoodi välja. ei, kurja ei ole vaja välja kutsuda. Nii, järgmine. oi, võta vaevastama. Vot, me hakkame nüüd energia välja avama. Võib-olla see on see seakamar. mul on see seal on ka väga, vaata, praegu võtsime praegu maa kuradi selle pendli välja. Kohe köha, kohe seakamar hakkas maitsema, on ju. Kõik need asjad on süsteemsed kõik. Nii. Võtame siit nüüd. Viimane küünal. Nii,
aseta nad selliselt, et tekib pentagramm. Mõtteline. Oota. Oi. Ettevaatlikult, palun. No nii. Nii. Vägev. Nüüd, kui sa saaksid, palun võtta see pendel, mis ma sulle andsin. Ja vaata, sa tegid praegu jälle, taaskord, selge, pole hullu. Selle pendliga ma täna tööd ei tee. Jätame selle pendli siia. Ma annan sulle uue pendli, Mait. Tegemist on munapendliga. Tunned? Nagu sellist kohinat tunnen nagu. Proovi. Aga ole ettevaatlik, see on õrn pendel. Nüüd sina hoia seda pendlit. Pane see maapendli peale käima. Ma tunnen, siin on üks energiamajakas praegu. Üks suur kebaab on siin. Ma panen selle kebaabi siia taha poole. Nii, tunned? Tõmbab ida poole jälle. Jah, kuidagi viskab, jah. Huvitav, mis see tähendada võiks? Ma ei tea, mina ei ole neid pendli tähendusi õppinud, no... Aga mis täht sul tuleb pähe? Idaga. No I-täht. I-täht tuleb kõige esimesena. See tähendab Iisalmi. See on üks koht Soomes. Iisalmi. Iisalmi. Sealt on šamaanid pärit või? Just. Folklooris on ju teada Põhjamaa tark. Õige. See ongi Põhjamaa tarkus. Tunned? Ja. Jäi korra ära, on ju. Nii, ma võtan nüüd enda pendli ja vaatame. Nii, ma panen pendli sinu pendli peale. Vaatame, mis olukord meil siin on. Topeltpendel. Vaata, ta nagu ei jäägi seisma. Kuidagi huvitavalt siin jääb niimoodi. Nii. Pea on korras. Kuidagi jah, mul kisub ka ida poole kisub. Kuta, kas päike mitte ei tõuse idast? Võt võib-olla... Vabandust, mul on... Idast tuleb jõud. Paneme ära. Ei ole mõtet sellise tugeva riistaga praegu ida poole vaadata. Oi, see on... Karm värk. Kurat võtaks, noh. Kurat. Mul on tunne, et me peame natukene mantraid kuulama. Kuule, oota. Enne. Pane kivi. Pane pentagrammi vahele. Ma räägin ära, miks me seda tegime. See on kvarts. Kvarts aitab armastuse vastu. See aitab viha vastu. See aitab kurjuse vastu. Ida poolt viskas meil praegu pendlisse ja ma arvan, me peame sinna seda saatma. Kurjuse vastu. Just, me kanaldame idasse. Saadame siis... Kvartsi jõu. Saadame siis... Mis me selleks tegema peame siis? See praegu toimibki. Vaata, lebo. Nii kaua, kuni leek põleb, nii kaua toimib. Hästi, kuulame nüüd mõned mantrad.
Maks ka veel. No nii. Oleme tagasi väikselt rännakult. Väikselt mantralt oleme tagasi ja ma arvan, et nüüd on aeg vastata inimestele, kes tahavad teada maailma asju. Küsige, Pendel ei valeta mitte kunagi. Keegi ütleb, et see on kõige parem programm, Stüümi, ma tänan. Kavre, where is Juku? He's right here, his force is with us. Ahah. Küsige julgelt. See on ainukordne võimalus Pendlilt küsida. Kas see on see, millest David Lynch räägib? Transcendentaalne meditatsioon. Just sellest ta räägibki. Kui sa vaatad Lynchi filme Pendliga, siis sa saad sealt hoopis muu info kätte. Sa vaatad, sa ei saa sittagi aru, sa mõtled, et huvitav. Mina vaatan, ma loen maha kõik, ma panen kirja, ma saan kõik teada, mis seal kirjas on. Nii. Kas Taara raha eest ostetud pendlid? Ei ole. Pendleid ei osteta tegelikult. Pendlit saab kõik, igaüks saab endale pendli ehitada. Alektoot palub hinnangut. Ma sõidan rulluiskudega. Kas selle kohta saab hinnangut? Ja saab hinnangu. Pendel ütles, rulluisutamine on vägev, aga ka ohtlik. Kanna ikkagi alati põlve kaitsmeid ja ole ettevaatlik äärekividega. Võib juhtuda, et lähema 5 aasta jooksul, kui sa jätkad oma alaga, võib tekkida sul vigastus. Palun kanna neid kaitsmeid, Pendel ei valeta. Ahah, nii. Ruiks-tuiks tahab teada. Passat B5 1,9 TDI. Oota, võtame pildi ka juurde. Vaatame. No mina ütlen kohe, et TDI on väga kõva. Viskab turbot. Turbodiisel muidugi. Kurat aga. Pane mulle pilt ette. Pendel võtab praegu, saad aru, mul võtab Pendel praegu 82. aastast kõik mudelid. Nii. Vaatame. Paneme Pendli auto peale. Kurat. Tundub, et karpa on läbi raisk. Kohe minemas. Mingisugune... Kuule mul viskab, et umbes mingi 10 000 veel läbi sõit, siis on läbi ka see karpa sul. Pead ära vahetama ikka. Ja kurat. Mul praegu näitab, et kui sa nüüd järgmine kord rehve hakkad vahetama, siis arvesta sellega, et sügisel, esimene kord, kui sa vahetad rehvid ära, siis korraks tuleb sula veel. Ja, et arvesta sellega. Aga jah, sul on väike remont siin tulemas lähiajal. Kuule, oota, viskab veel, kütuse hinda viskab juurde. Siin ka jälle ida poole jälle, jah. Kuule, mulle tundub, et kurat, soovitan sul veel, kuule, sul tuleb pauk varsti selle masinaga. Ära, ole ettevaatlik. Vaata, kus viskab raisk. Nii, kas on veel küsimusi kellelgi? Vaatame. Karvas Sepp ütleb, et mul saab kohe aku tühjaks, palun pendeldage, et saaksin lõpuni kuulata. Nii, pendel. Ma annan ühe tühja aku sulle siia. Nii. Ma nüüd kanaldasin sulle. Sul nüüd paar protsenti kestab 15 minti kauem. Ja kui lükka sidrunisse põhimõtteliselt see juhe. Töötab see ka. Veeris Juku.
So foreigners want to know where is Juku. Can you pendulum and tell? Let's see. This is English speaking now. So this pendle doesn't work here. I need new pendle. I need more powerful pendle now. I have this really special pendle here. This is from Poland. Very powerful. So Juku is somewhere in Poland. No. Question came from Poland. Wow, this is amazing. Ahaa. Kas kellelgi oli veel? Ahah, okei. Kvartspendel võiks öelda, kas ma saan täna naist. Kvartspendliga me, nagu ma ütlesin, armastuse vägi on küll kvartsi sees. Kas sa saad täna naist? Vaatame. Sa ei ole täna ainus, kes saab naist. Kuidagi, oot. Huvitav, mida see pendel ütleb praegu. Vot nii. Väga tugev pendel. Ja saad kindlasti täna naist ja sa ei ole ainus, kes täna naist saab. Ma kasiinosse täna, kuidas idatuul puhub seal. Number 16 jäta omale meelde. 16. Kasiinos läheb vaja sul täna number 16. 16. Ei, 12. Ütles -4 mulle. Niimoodi. Siis on sõber Silk J, kes vaatab ka hetkel tahaks pendli hindangut sellele, et ta sõidab lasterattaga. Selmelt osta lasi sellel pidurit korda teha ja ketti õlitada. Mees saab suvel 28. Vaatame. Täna on väga transpordi, mulle tundub, et inimesed liiguvad. Ja seda ei arva mina, seda arvab pendel. Nii, vaatame. Lasteratas. Vaata raisk, kus viskab. Vaat. Nii. Seisma jäi pendel. Sa pead üle vaatama, kes see sul tegi selle hoolduse sellele rattale. Sul võib sellega jamaks minna natuke. Ja üleüldsegist Oled vaataks selle rattaga, mul jäi pendel seisma praegu. Vaata jällegi, mul kisub ka siia poole jälle. Mis see täna kuidagi väga huvitavalt. Vaata, kus teeb. Mait, võtta ka pendel. Nii. Vaata, kõige huvitavam on see, et me ise ei liiguta neid pendleid tegelikult. Pendel juhib inimest. Pendel juhib maailma. Vaata, kus võtab energia. Pendel ongi selline riist, millega sa saad energia välju lahata, vaadata. Huvitav, et see mees, kes seal enne küsis, ta saab täna ikka palju naisi. Mulle tundub, et pendel võtab ikka tugevat praegu. Okei, ta küsib, kust saab Tartus naist. No seda sa pead ise teadma. Sorry, no. Kas IKEA köögikapp Bjergs jõuab varsti kohale? Oota, vaatame pildiga koos. Vaatame. Üks moment. Mul pendel praegu räägib sükest juttu, et kuna on püha päev, siis võib olla nii, et
ei jõua. Täna ei jõua. Täna ei jõua su külmkapp. Ja selle külmkapiga on see lugu, et kui ta nüüd jõuab, lähiajal peaks jõudma, Pendel ütleb. ei, see on köögikapp. Kapp võib jõuda täna, aga võib ka homme jõuda. Kapp ei pruugi täna jõuda, ma pean sulle ütlema. Aga vaatame veel mingisuguseid, ma panen mingi pildi ja vaatame, mida Ma ei tukku, räägi, mis sind huvitab. Ma saan sulle vastata ükskõik mis küsimusele praegu. millal maailm headust hakkab nägema? Millal power of love overtake'ib love of power'i? Kahjuks on selline lugu, et Pendel sellisele küsimusele mingit head vastust ei anna. Ta ütleb ainult seda, et kunagi ammu juba oli siuke moment, eks ole. Ja nagu me mäletame, siis viimased pendlimehed, kes siin panid pendlit, siis 60-ndatel oli see moment. Aga samal ajal, nagu me teame, oli ka suur tuumasõja oht. Hästi. Ja nagu ka 60-ndatel, ka praegu on suur tuumasõja oht, seega me oleme lähedal. Me oleme väga lähedal. Nii, vaatame nüüd. Sa oled väga väeka pildi siia pannud. Kuidas sellel meil poliitikas läheb, ütle mulle? Natuke aega on siin veel jõudu. Natuke aega, aga mitte pikalt. Seisma jäi. Kurat, ei ole enam pikalt. See poliitika saab läbi kohe varsti. Tunned? Kehalised funktsioonid hakkasid tööle meil mõlemal. Uskumatu võim. Selline jõud. Nii, ma võtan välja väestatud eseme ja vaatame, mis see vägi meile räägib, mis ma siit välja võtan. Ei tea. Mina juba tegelikult tean, mul Pendel, tuletan meelde, mul Pendel käib ikka veel. Aga vot, kus nüüd... Ossa raisk. Vot see siga, see on ka siga. Ma olen igasuguseid sigu siin näinud. Kurat, kõhu võtab tühjaks. Väga tugev vägi. Ossar raisk. Viskab kuidagi, jah. Rakvere, jah. 3-aastane siga, madal stressitased, taaskord. Ma ei tea, millest need veganid räägivad. Siga on väga stress-free loom. Vaadake. Silk J. Ootame sind siia kontorisse. Tule järgi. Oma maksarõngale, see kuulub sulle. Suruma kätt. Anna oma maksarõnga üle. Kõigil sümbolitel on jõud. Ka maksarõngal. Mul viskas pendliga praegu sellise jõu, et mul oleks raskeks korraks hingata. Silks ei taha järgi tulla maksarõngale, ütles, et võib edasi loosida. Vaatame, miks Silk J, ma paneme pildi, vaatame, miks Silk J sellist juttu räägib. Kuule, mul läheb täitsa käest ära juba.
ossa kuramus. Sellise pendliga ongi see lugu, et alguses hakkas pea valutama, nüüd hakkab soe, pinge kasvab. Sellise pendliga võib muuta maailma. Kui me nüüd saaks Silk J, kui me saaks nüüd maksarõnga saata. Searõnga. Kuule, mulle tundub, et see maksarõngas on natukene vananenud. mis mõttes? See maksarõngas hakkab läbi saama. mis mõttes? See maksarõngas on seisnud kuskil kaua. Pendel ütleb, seda ei tohiks süüa enam. No jah, ma selle autopagassist võtsin, et see on mingi 6 aega olnud. See on päikese energiat endasse salvestanud. Vot jah, ega midagi siis on aeg vist kahju, et nii lähevad asjad, aga on siis aeg mantrat kuulata. Ütleb praegu, et mantrat on vaja.
ja oleme tagasi eetris. Mina olen siin kõrvalt õppinud, panen ka ise jõumängu ja vaatame, mis värk siin on. Silk J küsis, kas Flora võidab meistritiitli. Võtsime A. Le Coq Arena. Mul on tunne, ma tunnen tugevat fännibaasi. Ma tunnen slaavi hõngu ja jõudu, vaibad seinadel, kalapraadimislõhn 9-korruselises majas, tarakanid, propaganda. Minul on tunne, et Florat ma siin praegu ei tunneta, küll aga ma tunnetan Maardu Levadiat tunnetan. Ja kahjuks Silk J, ma pean sind kurvastama. Et esimene kurb uudis, ma tean, oli sinu jaoks see, kui Viljandi Tulevik liiga allapoole läks ja nüüd veel selline löök, aga jah, pole midagi teha. Veel ma tunnen mingit omakasu püüdlikkust siit A. Le Coq Arenast, ma tunnen mingit luhta läinud ärikatseid, mingisugused petiseid, tiiteet. Ei ole hea maitsega see. Ei jäänud õige tunne. Kuidagi võttis läbi kuidagi. Vaata, kui huvitav, võtame veel mingi pildi. Võtame siit mingi pildi veel. See tuleb väga hästi välja praegu. Ma vaatame, jah. Mis mind ennast väga praegu huvitab, millele mina ligi ei saa, on tegelikult selline asi nagu mul on üks mäng, milles mul ei lähe praegu viimasel ajal hästi. Strateegiamäng. Ja ma tahaksingi teada, kas sa saad mingisugust tulevikku ennustada riigile, kust see mäng on tulnud? Ma proovime. Mul on tunne, et siin on vaja võimsamat pendlit. Ma võtan mängu kõige võimsama pendli. Selle pendliga me hakkame nüüd võimendama. Ja vaatame, mis see ütleb mulle. Oi, issand, vaata, mis tempoga viskab. Oi, plää, see on väga, see on rets. Niisugust kiirust pole varem olnud. Ma tajun Põhjamaad. Ma tajun punast pusa tajun lukuga. Natukene väikseks jäänud. Ma tajun kargust. Ma tajun šamaane, põhjapõtrasid. Ma tajun mingit suuremat koostööd. Mingit koostööd suuremate organisatsioonidega, maailma tähtsusel organisatsioonidega. Ma tajun juhtimisstruktuurides, tajun naiselikku energiat. Kraater on see, mida ma tunnen praegu. Ja ma tunnen graniiti tunnen ka. Oi, mul väsis käsi ära. See on uskumatu, millised infokillud võivad tulla läbi pendli. See on nii teistsugune maailm hoopis. Sa tunnetad mingisuguseid jõude, mida sa ei ole kunagi varem tundnudki. See on väga hull asi, on see pendel ikka, jah.
Võtab kohe gaasitama seestpoolt. Vaatame, kas kellelegi mingi küsimusi tekkinud äkki? nii, vaatame. Nimi Liisi. Kuidas teha nii, et maailmas ei oleks lolle? Pane pendel käima. Kus on? Võta pendel. Nii. Kuidas teha nii, et maailmas ei oleks lolle? Ma saan siit vastuseid, ma tunnetan Cicerod, ma tunnetan Sokratest, ma tunnetan Aristotelest, Jordan Petersoni tunnetan. See on ka üks tegelikult väga, väga tugev organisatsiooni liige meil, kes ka pendlit paneb. Ma tunnetan... Need reeglid ja tarkused ei tule. Ja nüüd jäi seisma kuidagi, seisma. Uskumatu kuidas. Aha, nüüd natukene võtab. Ja ühest vastust ma siin praegu ei leia. Kahjuks on niimoodi, et... Ma panen ka pendli käima, mulle on tundnud, et ma saan mingisuguse vastuse siit sinu pendlist. Mina praegu ei saa, jah. Mulle tundub, et lollidest saab lahti niimoodi. Kui me ehitame kõik omale ühe pendli ja hakkame pendeldama enne, kui me hakkame tähtsaid otsuseid tegema elus. Sest et pendel tegelikult suunab su alati õigesse kohta. Mulle tundub, et mulle ei tundu midagi, pendlile tundub, et lolle on natuke palju küll praegu, aga pendliga. Kuule, mul viskab jälle pendli sinna. Kugi siia poole viskab jälle. Ma ei tea, ma tajun mingit sellist nagu pimestumist. Tume energia jälle ida poole kisub. Süda nagu puperdab. Mul kisub kuidagi sinna sinu keskchakra poole. Ma arvan, see on see munapendel, mille poole. Sul oli munapendel. Munapendel oli munade juures. Segaja on see. Jaa. Munapendel. No ei ole lihtsalt vastust, et lollid alati jäävad siia maailma ja midagi teha pole, näe. Nii, siis siin on üks küsimus veel pendliga. Nii. Kas on pendli abil võimalik Mart Helme pardiks nõiduda? Siin ma võin nüüd rääkida teile. Nüüd ongi, nõidumisest on asi kaugel. Miks? Pendel ütles praegu, miks meil tõmbab ida poole üldse. Meediapeks. Tead, kust algab meediapeks? Teleka eest neljapäeva õhtul kell 7. Mis siis tuleb? Tead sa sellist saadet, kus on nõiad, on pendlimehed, on kõik on seal kohal, uurivad seal. Indrek Leibur isegi. Seal on selline saade. Ja Madeleine Aren on ka. See on selline saade, kus Vene propagandat kanaldatakse mitte sõnade ja piltidega, vaid hoopis nõiduste ja mantratega. Sajatustega. Aga need on valed mantrad, me räägime saatest Bitva Ekstrasentsov. Olete vaadanud, kõik on vaadanud. Kuidas tundub? Mulle tundub, et me peaksime praegu vaata, kus viskab raisk. Ma tajun... Pendlile ei meeldi, me räägime praegu idanaabri kavalusest. Kes need keskealised inimesed on kõik, kes vaatavad põhiliselt, on ju? Need põhilised inimesed, kes võtavad laenu. Need põhilised inimesed, kes maailma edasi viivad. Mida nad vaatavad neljapäeva õhtul kell 7? Bitva Ekstrasensovit või? Just. Oled sa näinud seal, kuidas pannakse pendlit? Kõigi silmade all. Mingisugust häbitunnet ei ole, lihtsalt viskavad pendli letti. Kõik vahivad suu ammuli. Mis toimub, on antiväestamine. Negatiivne energia surutakse sulle suu kaudu sisse. Uskumatu, ma ütlen, see lõi pahviks praegu, lõi jalad alt täiesti. Vaat, mida pendel meil öelda võib. Ta dekodeerib maailma. Oi, see lõi jalad alt, Selle asemel, et vaadata sellist ida tarkust sealt, nii-öelda tarkust, võiks vaadata ikkagi kodumaist.
jaa, vaatame korraks, mis Pendel Maksarõnga kohta ütleb. no vaatame. Maksarõngas otsib omanikku. Maksarõngas. Vaata, isegi pilt hakkas all liikuma. Vaata, kui Maksarõngas viib meid galeriisse. Mis see võimalik on? No kõikidele... Meie silme ees praegu toimub. Kas te ei näe, kuidas? Ma pean vaatajale näitama seda. Ma tunnen, et see Maksarõngas Rare Nova Red tule oma Maksarõngale järgi. Pendel ei valeta. See on karm. Võib-olla kuulame ühe mantra.
Oli seebast mantra. Oli väga tugev mantra. Selliste mantratega, kui sa iga pühapäev hakkad nüüd kuulama selliseid mantraid, siis ühel hetkel sa hakkad neljapäeviti juba kuulama. Siis hakkad reedeti, siis laupäeviti. Ühel hetkel võib nimetada seda lausa vabanemiseks. Ruiks tuigas. Kas see on märk, et peaks maksarõngast ja muna sööma? No vaatame. Ohoo! Kas meil on helistaja? Kus õnnelik helistaja oled, sa mõtlen sulle. Nii, vaata, mis see Pendel ütleb esiteks. Allo. Helistaja mees soost. Tere, kas mind on kuulda? Helistaja võib mees soost vabalt olla. Nii, kas mind on kuulda? Tere, sensitiivid. Mul on siuke mure. Nimelt, ma tahaksin teada, et ma just, hiljuti käisin nüüd ühes spaas ja siis ma nägin pealt, kuidas üks härrasmees seal ligikaudu 40 liitri jagu vedelseepi varastas pudelite kaupa. Põhimõtteliselt sealt nagu dušikabiinide kõrvalt ise. Ja ma siis tahtsin teada, kas Pendel suudab midagi öelda selle kohta mulle? Pendel ütleb praegu sellise asja, et unusta kõik see asi ära ja sa ei ole midagi näinud tegelikult. Pendel ütleb, et on targem praegu. Unusta ära see asi, et mitte midagi ei ole juhtunud, et kõik oli nii nagu oli, seal oli ilmselt keegi vahetas seepi ja ongi kõik. Selge. Siis see on tõesti minu enda vist. Seda ütles mulle Pendel. Mul ei ole enam meeles isegi, miks ma helistasin. Äkki on veel küsimusi? Jah, vabandust. Kas läheb auto ostuks äkki? Mida? Et kas hakkad autot ostma? Jaa, mul on üks Mazda. Mis Mazdaga tegu on? No mul on väike mure sellega ka, et ma sain teada, et müüja on kati alt saaginud. Ma just tahtsin öelda, et me tunneme Pendlist, et katalüsaator on puudu. Ongi nii. Aga sa tead, et see on kelmus või? Sealt on otse toru pandud raisk. Aga nii ei tohi teha ju. Ei, see on kelmus. See on kelmus ju, see on ju kelmus. Ja Mazdat ära osta. Ma vaatame... Song Yangi soovitab. Kas sa saad öelda mulle, kas see müüja on kunagi ninna saanud varem? Mis see tähendab? Kas ta on ninna saanud varem? Oota, siin läheb nüüd karmiks see jutt, et me mõtlesime, et te ikkagi hea kodanik olete. Ei no, kui ta on kati alt saaginud, siis ta on ikkagi mingisugune pätt ju. Ma ei tea, selles mõttes, et me ei anna konsultatsiooni kriminaalidega, ära enam helista siia, eks ole? Head aega. Pendliga me pahategusi ei toeta. See on kohe väga selge. Pendel võib vale inimese käes väga hull olla. Ühesõnaga Mazdat, Pendel tunneb roostet. Mazdat ei ole vaja osta. Ärge Mazdat ostke. Pendel tunneb roostet. Ahaa. No aga võt, proovime Mait. Äkki paned ka Pendli käima? No paneme käima Pendli. Äkki paned. Nii. Ma vaatan, sulle sobib see muna Pendel kõige rohkem. Nii, paneme Pendli sinna pentagrammi peale. Nii. Mazda. Või, ma ei tea, kes see helistas. Mul on sitt olla sellest natuke. Paha olla. Hästi tugev energia oli seal. No. Vaata, kui vägev. Oi. Peame vist. Tänaseks on kõik siis. See oli minu väga hea Pendel. Midagi teha pole, jah.